puhtust nad ei armasta sihukest nagu. Sihukest asja nad ei armasta. Kellele see meeldib? Kellele meeldib selline asi? Kes see tahab oma autosse sihukest krahvi? Inimesed kõik, kes seda prügi viskavad, armastavad puhtust. Just nimelt nad armastavad puhtust ja nad teevad oma territooriumi puhtaks. Ja selleks territooriumiks on nendel auto. Käte puhastamisvahend. Armastavad puhtust. Aga see pakend sai otsa, siis said need paberid otsa, meelde need paberid lendasid ka autoaknast välja. Ja see lendas lihtsalt, ja tema auto oli puhas, kõik. Super lihtne, super kiire. Ta ei pea seda kuskile korjama, koguma ja siis prügisse viima. Et ta joob oma viina ära, puhastab ennast seest kui väljast, eks ole. Ja siis viskab minema selle. Samamoodi on selle Red Bulliga. Tohutu energia sai auto aknast välja. Mingi kuradi muust tubakas või põsktubakas, mis on see nikotiini sodi. Toppis seda endale põske, sai tühjaks, viskas minema. Oma territooriumi tegi puhtaks. Kohvikapsid. Mõnus. Rüüpad ära, kohvitops, aknast välja. Suitsupakid samamoodi. Sokid. Kellelgi on sokid mustaks saanud, vaata. Auto aknast välja. Et nad koristasid. Tegelikult nad kõik, kes selle sodi viskasid, nad koristasid. Nad puhastasid ära oma territooriumi. Aga see sodi ei jõudnud sinna, kus see oleks pidanud jõudma. Ma ei räägi siin sellest sorteerimisest. Et see on pakend ja see on maksumärgiga ja see on ka pakend ja ma ei tea, mis see on nüüd prügi. Aga nad tegid oma territooriumi puhtaks ja neid ei huvita, mis sellest edasi saab. Rokk. Ja kui sa tahad teada, kui suur on sinu territoorium, siis see territoorium on täpselt nii suur, kust maalt sa oled nõus prügi üles võtma ja selle prügikasti panema. Sealt maalt on sinu territoorium.